Tere tulemast Mysticali eestikeelsesse podcasti. Kuna paljud mul on ka eestlased jälgijad Instagramis ja on palju eestlasi, kes ilmselt huvitab see teema, siis mõtlesin, et teen ka eesti keeles teile. Aga ja, need, kes mind ei tunne, ma olen Gabriela, olen 27-aastane, 2 lapse ema ja olen olnud ripsmetehnik 12 aastat. Elan Hispaanias. Igapäevaselt käingi koertega jalutamas varjupaigast, siis teen enda ripsmekesi ja nüüd otsin endale uusi hobisid ja mõtlesin, et kuna mul on ka vaba aega, et miks mitte jagada enda elukogemus siis Mysticali puhul, et ühesõnaga need teemad, mis ma räägin, on kõik, mis on müstiline elus, ehk siis enda kohaselt, mis ma olen ette näinud unedes, kõik unenäod üldse, vaimudega kohtumised, tunnetused, kõik, mis on esoteerika nagu. Ja ma mõtlesin, ma tahtsin teiega jagada seda, kuna alati on põnev, nagu mul enda on ka hästi põnev, et teiste nagu selliseid lugusid kuulata ja minu arust kui oled tööl või kuskil koristad, siis on nii mõnus võtta siuke väike hetk ja kuulata lihtsalt kellegi loost midagi. Ja võib-olla see aitab ka kedagi või siis paneb avastama mingit muud asja või selline. Et jah, aga lähemegi siis täitsa teemast, et alustame täiesti algusest. Nagu ma inglise keeles ka rääkisin, siis mul hakkas kõik hästi väiksena sellised tunnetused ja tajumised. Nii-öelda, et 3. silma avanes. Ma olin kuskil, ma arvan ise 4-aastane, kui ma õigesti mäletan. Ma võin panna teatud asjadega ka pange, kas siis mingi ajaga või mingi ajavahemikuga, vannustega, kõikidega. Aga ühesõnaga, ma olin 4-aastane, kui me olime emaga rannas ja ma mängisin madalas vees. Aga üks hetk ma nagu kaotasin kontrolli ja ma uppusin. Niimoodi, et mul oli väike patsi jupikene oli seal vee peal. Ja siis mu ema vaastas ja siis ta tegi elustamist ühesõnaga ja ma nagu oksendasin vett välja. Et ma mäletangi, et nii palju ise, et nagu see oligi nagu pime pilt peale seda. Ja peale seda minu arust kõik hakkaski nagu veel rohkem nii-öelda toimuma, et üldse avanes siis mingi selline maailm, teistsugune maailm mulle ja esimesed sellised märgid või sellised olidki see, et kuna ma kasvasin lasteaiani Saaremaal ülesse, ma käisin seal lasteaias, siis minu vanema majas on alati olnud see alumine korrus hästi creepy. Siuke tunne nagu miski või midagi nagu häirib seal. Ja kõik on seda öelnud, kes on seal ööbinud, sugulased, kõik. Aga ühesõnaga, meil on nagu 3 korrus, et meil on siis keldrikorrus, kus on 2 magamistuba, siis on keskküte ja niimoodi ja garaaž ja siis on teine korrus, kus on nagu siis saab õue ja siis läheb 3. kus on siis põhiruumid ja kõik elutoad, köögid ja nii edasi. Ühesõnaga, magasime siis emaga siis seal all, et see oli minu ema nii-öelda tuba. Magasime seal all toas ja öösel ma hakkasingi nagu nii-öelda neid vivitunesid nägema niimoodi, et kuidas nagu ma tulin enda kehast välja. Ma nägin sellist unenägu, et ma tundsin, et ma oleks nagu kehast väljas, et ma hõljun. Ja siis ma mõtlesin nagu, et mis asja, vaata, et kuidas ma hõljun niimoodi nagu õhus. Mul oligi selline tunne, et ma olen nagu õhus. Ma hõljun. Ja siis ma tegin silmad lahti. Vaatan kõrvale siis. Ma arvan, ma vaatasin vasakule. Kui ma õieti mäletan, vasakule vaatasin, siis vaatan, et mina ja ema magame voodis. Aga siis ma sain aru, et kuidas ma näen ise ennast voodis, kui ma olen siin. Ja siis ma keerasin pea teistpidi ja ma nägin suurt musta varju hoidmas mind süles. Ta oli nagu täiesti mustanud nägu, mitte midagi, täiesti üleni must ja hästi creepy olevus. Ja ma hakkasin karjuma, sest ma kartsin.
tol hetkel ma kartsin nii väga ja ma hakkasin karjuma, ma nutsin, ma ärkasin, siis tulin enda kehasse tagasi, hakkasin nutma läbi une ja siis mu ema ärkas üles, ütles, mis on ja niimoodi, siis ma arvasin, et on paha unenägu, et ma sel ajal ei saanud aru sellest. Ja siis lohutas ema mind ja kõike, aga siis peale seda ikkagi ma nägin nagu selliseid unenägusid veel, ma magasin vahepeal seal siis 3. korrusel kõige üleval, kus oli põhitoad, et mul oli sugulase tuba seal ja mul meeldis seal ka magada. Aga seal toas ma nägin pidevalt sellist unenägu, et ma vaatasin sellest samast aknast välja, ma tulin nagu jälle kehast välja, ma vaatasin sellest nagu aknast välja ja ma nägin, kus seal meil on nagu männimets selle vaatega. Ja ma nägin, kuidas puu otsas on selline vanem nõianaine, kes tahab halba. Ja ta tuli kogu aeg, ta oli siuke rõve naer, väga rõve. Ja ta tuli aina lähemale aknale, kui lõpuks ta nagu ehmatas ja ma tuli hästi lähedale ja siis ma tulin kehasse tagasi, ma jälle nutsin, ma kogu aeg nutsin, aga ma ei saanud sellest aru nagu. Ja siis mingi aeg elust läks siis edasi, ma ilmselt midagi ei mäleta, kas mul veel midagi on, aga need on sellised, mis on nagu minu sellised helgemad hetked, kus ma tean, et midagi juhtus siukest ebataolist. Et ühesõnaga ma läksin siis, mul oli valida, et kas ma lähen Soome kooli, sest kuna mu ema töötas Soomes, et kas ma lähen tema juurde, et ma saan tihedamini temaga koos olla hetkel, kuna tal töö kestis veel ja ei olnud muud võimalust. Või siis jään Saaremaale, aga mina igatsesin enda ema ja ma tahtsin minna nagu ema juurde. Ja kui ma sinna läksin, siis mul oli esimene koolipäev, ma mäletan, ma kartsin meeletult, sest et ma olin alati tegelikult üksi, ma olin elus kogu aeg üksi. Nagu enamus ajast üksi, sest et ma olin hästi tagasihoidlik tüdruk. Siiamaani ma tegelikult olen, mus nagu on selline pool, aga tänu Ripsmäe maailmale mind on nagu võõraste inimestega tegelemine teinud nagu natukenegi julgemaks, ütleks nii. Igastahes läksin sinna kooli ja siis oligi esimene koolipäev ja ma siis rääkisin omaette, ma mäletan, et ma rääkisin omaette, sest ma tundsin kogu aeg, et kõige minuga, ma tundsin enda nagu vanaema ema ja ma tundsin enda siis seda ema koera hinge nagu endaga, et ta nagu on minu kaitsehingel, kes käib minuga kaasas, vaata, aga ta ei olnud kaua, ta oli nagu see koolihetke. Ja siis ema nagu helistaski, oli vahetund ja siis ta küsiski, et et kuidas sul koolipäev on läinud, siis ma ütlesingi, et mis ikka, et ma olen nagu, et kas ma olen sõpru ka leidnud, ma ütlesin, et ei ole, aga ma ei ole kunagi üksi, et mul on alati kaitseinglid kaasas, siis mu ema nagu naaris sellel hetkel, kuna ta ei saanud aru, mida ma selle all nagu mõtlen. Ja siis siis oligi nagu kõik ja mul oli kogu aeg pidevalt oligi siuke tunne, et keegi minuga koos, sest et seal korteris, kus me elasime, kui ma olin esimeses klassis, siis seal oli pidevalt siuke tunne, et nagu keegi minuga koos nagu toas, aga seal on nagu mu vanaema ema, vaid see on keegi teine veel. Ma kartsin meeletult üksi kodus olla kogu aeg, sest et ma tundsin, et keegi on minuga koos, kuna mul see maailm oli nii avatud, siis tõmbasin hästi kiiresti ligi igasuguseid, kes vajasid abi, aga ma ei osanud anda, kuna ma ei osanud enda võimetega sel ajal toime tulla. Ja pidevalt oli niimoodi, et kas siis voodi liikus või mida iganes, nagu kuulsin samme või mingi krapse või mingi siuksed asju, nagu seletamatuid asju kogu aeg. Ma tahtsin midagi öelda veel. Mul vahepeal aju kiilub kokku. Aga ühesõnaga mul oli mingi teema, millest ma tahtsin veel öelda siin vahele ja mul tuli enne meelde, et appi ma peaks seda ka mainima, sest et ma enda ingliskeelses podcastis ei maininud, aga igastahes, kui mul tuleb meelde, et ma siis ütlen siia vahele, sest et see toimus siis seal kuskil vahel. Nii, ühesõnaga olin seal korteris ja siis mul oli ka klassiõde, kellel kummitas, paralleelklassiõde, kelle kummitas kodus, ta rääks ka, kuna ma kõikidega ei saanud sellest teemast nagu rääkida, kuna nagu ikka, kõikidel on omad arvamused ja elavad nii, nagu elavad. Ja siis mul oli üks nagu paralleelklassiõde, kes rääkis ka mulle pidada, et neil kummitab kodus, et uksed pauguvad ja on hääli kuulda ja kõik ühesõnaga. Ja siis ma läksin talle üks päev külla.
siis ma mõtlesin, ma tahaks ka kogeda seda, et ma tahaks veel rohkem nagu kogeda seda tunnet ja nägemust. Mind tegelikult hakkas huvitama see nagu meeletult, et miks ma nagu näen, miks ja hästi palju miks küsimusi oli. Läksin tema juurde ja siis istusime diivanil ja laulsime seal karooket ja tegime ja siis järsku nagu silmanurgast näen, sest alati nagu sa näed silmanurgast. Mina olen terve elu näinud silmanurgast hästi selgelt nagu vaimupilte ja niimoodi nagu, et ma näen inimesi või niimoodi surnud inimesi. Et otse pilgus sa ei näe, aga silmanurgast. Ja ma nägin, kuidas ühest toast jooksis teise, jooksis väiksed jalad. Ja siis ma olin mingi, et okei. Ma ei teinud sellest välja. Siis ma ütlesin, mainisin ka talle, siis Savi, vaata, et ära tee välja, enne. Siis ma ei teinud välja. Järgmine hetk ma näen, kuidas mingi väike tüdruk vaatab mulle otsa sealt niimoodi pulkade vahelt nagu trepipulkade vahelt, siis ma olin mingi minepekk. Siis ma jooksin välja, ma unustasin seljakoti maha, ma jooksin välja, ma olin mingi ei, ma tahan koju minna, ma ei ole siin, ma kardan. Ja ma läksingi minema, aga enne seda pidin selle seljakoti ka võtma. Ühesõnaga ta tõi mulle selle ja läksin koju. Siis minu jaoks oli nii jõudne nagu, et mind huvitas, aga minu jaoks oli kõik nii jõudne. Ma tegin pidevalt ka, käisime kooliõdede, vendadega, käisin pidevalt mahajätud majades, ma tundsin seal igasuguseid tunnetusi. Ma nägin isegi, ma tegin pilte hästi palju, sest et ma nägin ühes majas kogu aeg ühte nagu naist, kes piilus akna vahel. Ja ma ei oskan nagu öelda, nagu, et kes see on, mis see on ja miks. Aga ma näitasin teistele ka, tahtsin näidata, et näed, et siin on keegi enne. Et päriselt mõned ei uskunud, aga siis kui ma näitasin pilti, siis nad olid küll, et okei. Et natukene hirmus küll. Aga kõik kartsid mind selles mõttes, et väiksena, et kuigi ma olin üksi, aga kui ma rääksin sellest teemast ja niimoodi, siis kõik nagu päris paljud oli nagu hirm. Et siis palju juhtus siukseid asju ka vaata teistega koos olles, et tunnetasin mingeid tunnetusi või kuskil juhtus midagi, kui ma olin kellegiga koos. Ja ma pean mõtlema nüüd jälle, kuhu ma nüüd suundun edasi, sellepärast, et need teemad nagu hüppavadki ühes kohas teise hetkel, aga järjepidevalt, kui ma nüüd olen rääkinud, siis kui ma olingi teises klassis, me elasime hästi pikalt ühes kohas, seal mul väga midagi muud ei olnudki kui see, et ma vahepeal tundsin, et keegi minuga, ma nagu lihtsalt kartsin. Ja siis, kui ma nagu suuremana olin, siis seal oli niimoodi, et ma olin mingi tiinekas. Me kolisime ära sealt enda esimest kohast ja me kolisime siis teise asukohta, kus oli ka korter. Õigemini. Mu ema kohtus mu kasvuisaga ja peale seda nad ostsid siis esimese korteri endale ja ma läksin sinna elama. Sest et mul on nagu elus see, et mul on nagu midagi juhtunud küll ja kindlasti on unenägusid siis ka olnud. Aga ma ei mäleta neid nii hästi, et ma saaksin välja tuua, et ma kindlasti mingi podcastide ajal nagu toon välja, kui mul tuleb meelde jälle. Sest et mulle meeldib teha podcasti praegu niimoodi, et ma nagu täitsa sujuvalt nagu räägiksingi sinuga siin kahekesi laua taga või kus iganes sa oled. Aga jah, ühesõnaga, kui nad ostsid korteri, siis seal korteris see oli üks kõige hullemaid kohti, kus ma tundsin siis öelda seda vaimu nagu kohalolu ja piinamist nii palju, et see oli uskumatu. Ühesõnaga seal korteris, mis nad ostsid, siis seal oli mingi meesvaim. Ma alguses ei teadnud, kes ta on ja miks ja niimoodi, aga mul oli kogu aeg pidev siuke tunne, et keegi, kui mina lähen õhtul magama, keegi minu toas, minuga koos, aga see oli hirmus. See on seekord nagu siuke turvaline tunne. Vaid see oligi nagu hirmus, sest et ta seisis kogu aeg mu selja taga ukse ees ja lihtsalt vahtis mind. Ja see oli nii ebamugav, sest et see oli nagu natukene nagu seksuaalne selles suhtes vaatamine, sest et sa tunnetad, kui sul on nagu empaatia nagu hästi avatud, siis sa tunnetadki selliseid asju nagu veel võimsamini. Ja ma sain aru nagu, mis ta nagu mõtleb ja vaatab, sest et ta katsus ka mind,
vahepeal istus mu jalgade peale, siis ma raputasin neid, ta ei läinud ära, siis raputasin uuesti ja siis ta läks alles ära. Ja siis oli ka hetki, kus ta nagu reaalselt, nagu ma elasin nagu õudukas, et ta hoidis mu teki servas kinni, ta nagu hakkas tõmbama, mul oli tekk peal, siis tunnen, et mu tekk läheb nagu minema, vaata, ja ta tõmbas seda, tahtis mind nagu, võtta ära kõik. Ja ma tõmbasin tagasi ja siis ma kartsin täiega, siis ma ütlesin nagu, ma ei tea, mul tuli automaatselt see, et ma ütlesin, mine ära, ma ei taha sind, mine ära. Ja siis ta alati jättis mind nagu rahule, aga ta tuli ikkagi korduvalt tagasi. Ja meil oli nagu selline kapp ka, et mu ema tuba, meil oli vastastikud toad ja meie nagu kapid olid sisse ehitatud ja mõlemal pool nagu kapid, nagu meil oli vastastikku need. Iga kord, kui ma võtsin kapist midagi, siis kõks teisel pool käis ka vastu. Ja sõbrannad, kes käisid seal külas, mul kartsid meeletut olla, sest et oli hetki, kus tuled läksid ise põlema, mingid makid läksid põlema, köögis, kapis, taldrikud kõik kolisesid, igasugused asju ühesõnaga ja kellelegi väga ei meeldinud ja tunduski nagu ebamugav. Ja siis, kui mu vend nagu sündis ka veel sinna, sest et kuna mu vennal on ka antud sellised võimed, siis ta kogu aeg vaatas lakke ja siis ta järsku hakkas nagu röökima, et keegi nagu tegi talle niimoodi. Et see oli päris julm, et üks kogemus, mis mul seal oli, ma tean, et ta oli kogu aeg seal meiega kaasas, ma rääkisin emale ka, aga mu ema sellel ajal veel ei uskunud mind niimoodi, mida ma tunnetan ja mida ma näen ja kõike sellist asju, sest et eks oligi see, et noorem aeg tahtis elu nautida rohkem niimoodi, et siis ei suuda nagu keskenduda sellele, et kas see on ikka tõsi ja niimoodi. Ja ta oli kogu aeg köögis, sest et meil köögi kohal oli siuksed laua peal küünlapikad ja seal kogu aeg tuli nagu käis, kui me põllam panime, siis seal nagu tuul oli kogu aeg, aga tuult ei olnud nagu toas. Ja siis ma sain aru nagu, et seal on ta nagu see nii-öelda hing kohal, et see vibreerib lihtsalt nii tugevalt ja see alati suitses, et oligi must suits täiesti. Ja mingi aeg nagu läks veel hullemaks seal niimoodi, et nagu hakkasid päris mitmed tuled minema ise põlema ja makid läksid täiesti põhja, meil oli see kodukino ja see läks pidevalt täiesti põhja niimoodi ja telekas põhja, kõik asjad täiesti põhja. Sa ei saanud esimese korraga seda vait panna lihtsalt, sest see oli nii peal. Ja siis ma lihtsalt karjusin seal alati ja siis ma mingi hetk sain nagu sellele panna stopp. Aga siis isegi oli niimoodi ühe korra, et ma olin enda toas ja siis kuulen järsku, et näen, et kõik tuled lähevad põlema, makk läheb nii palju, siis ma mingi ütlesin, et ma olin kasuisega kodus, ma olin mingi, kuule, pane palun vaiksemaks on ja ütlesin mingi 2 korda ja siis ma ütlesin, et mis asja, et miks sa ei kuule. Läksin vaatama, kedagi ei olnud, kutsusin teda, et hallo, kus sa oled, mitte keegi vastanud, lähen vaatan nende tuppa, ta magab sügavalt, norskab, siis ma olin mingi, mis asja. Ja siis ma olin mingi täiesti pekkis, ma nagu panin kõik kinni, ma jooksin enda tuppa jälle ja ma olin nagu kartsin. Ja ilmselgelt jälle sellel õhtul ta oli mu toas. Ma vahetasin alati riideid, vahetasin vannitoas või WC-s, ma ei julge mitte kunagi enda toas vahetada, sest ma teadsin, et ta vaatab mind seksuaalselt ja mind ahistas see nii palju. Mingi aeg vanemad käisid hästi palju sellele nagu Eestis ka ja mingi aeg elust mis mingi aeg elust, vabandust. Tahtsin seda öelda, et seal oli selline hetk, mis oli nagu minu jaoks siuke creepy, kus ma olin üksinda kodus, kedagi ei olnud, nad olid Eestis jälle ja ma istusin nagu, ma olen tähele pannud, et kui mina laulan või midagi, siis minul hakkab vibreerima kõik ja see teeb nagu võimsaks. Ja ma laulsin karaoket niimoodi, mul meeldis täiega palju karaoket kunagi laulda. Ja siis ma olin keset elutuba vaiba peal ja ma tundsin, kuidas tuleb täiesti jääkülm õhk, nagu täiesti jääkülm õhk ja mul oli siuke tunne, nagu ma oleks pausi peal, et kõik maailm on pausi peal, mitte kedagi ei ole ümber. Ja ma tunnen, see külm õhk tuleb mu vasakus kõrvast ja sealt tagant tuleb nagu sosin kaasa niimoodi. Ja siis läks paremas kõrvast välja. Ja ma ei saa mitte midagi aru, mis see tähendas, mis ta ütles.
aga kui ma tulin sellesse maailmasse tagasi ja sain aru, mis just juhtus, ma jooksin enda tuppa, helistasin emale, ma ütlesin, mina enam siin ei ela. Et see on nii hulluks kõik läinud, sest ma rääkisin alati emale, et ma ei tea, et ma ei suuda vahetada ja ta on siin ja keegi vaatab mind ja kõik, aga noh, ta ei saanud sellest siis nagu aru muidugi. Ja siis ta ütles, et rahune maha, et ma tulen kohe varsti koju, vaata, et siis räägime, onju. Aga siis mingi aeg hakkas mu ema ka tundma seda samat vaimu, et tal oli selline hetk, kus ta magas diivani peal, tal oli alati, jalad läksid hästi lolliks, et ta läks kivipõrandale magama, sest et ta ei saanud magada lihtsalt, ta jalad olid nagu lollid ja ma tean, et nagu vaimud annavad niimoodi teada märku, et hakkavad kiusama sind. Ja siis ta magas eluda diivani peal. Ja siis ta ütles küll, et see on unenägu, aga ta ärkas üles keset ööd ja vaatas, et teisel pool diivanit magab dressides mingi noorkutt kõveras, nagu imiku asendis. Ja ta oli nagu turkoosi või siuke roheline dressikas ja mustad dressipüksid. Ja magab seal lihtsalt. Ja siis ta pani silmad kinni tagasi, ta mõtles, et unenägu. Aga hommikul ta sai aru, et ei, see ei olnud unenägu, vaid see oli reaalsus. Ja siis ta hakkas mind uskuma ja siis me käisimegi nõia juures ja siis see nõid avaldas meile, et jaa, et seal on mingi mees, isik elab seal, me ei räägi mitte midagi talle. Ja siis ütleski, et mingi noor mees, aga tal oli midagi see, et kas ta vihkas siis naisi või tal midagi oli naiste teemaga. Ma ei mäleta täpselt. Ja me pidime ta nagu, see andis meile nõu, et kuidas me saame tast lahti, kuna see läks nii hulluks, et mida ahistas nii palju elada seal. Ja siis me puhastasime nagu ära, kui me ära kolisime sealt ja siis vist oligi nagu kõik, sest et ma nagu nägin, meil oli nagu ühes vannitoas oli siuke nagu auke, kus olid nagu klaasid, aga siuksed paksendatud klaasid sellised, nagu veneaegsel ka tehti siukest pakse klaase, vaata, et sa näed nagu sealt läbi, aga otseselt ei näe. Ja näe mingi kujusid. Ja pidevalt, kui ma sealt ka vaatasin läbi, siis ma nägin, kuidas seisis seal nagu vastas. Ja see oli nii lihtsalt kohutav nagu peale duši all ka veel, ja siis ma ei mingi appi. Ma ei taha siin olla. Et jah, see oli päris hull lihtsalt elamiskoht, kus oli, aga kuidagi see aeg läks ka nii kiirelt, kuna me elasime paar aastat seal, siis sa nagu lõpuks harjud ära selliste asjadega, kui sellist asjad juhtuvad. Ja mul jälle siiamaani kusjuures see lugu, mis ma tahtsin teile rääkida endast veel, mis vahepeal seal veel juhtus veel nooremana. Ehk siis võib-olla mul tuleb järgmine episood meelde, et mul on veel hästi palju juttu, nagu järgmine koht, kuhu me ka kolisime. Seal oli ka igasuguseid asju. Ja järgmiseks korraks ma kindlasti panen endal rohkem ülesse, kuna mul on järgmises episoodis rääkida sellest, nii et me kolisime Rivikasse ja sellest Rivikast päris palju. Ja ma pean natuke infot koguma ja meelde tuletama, kuna see oli selline, kus oli täiesti nagu põhitegevused ka. Aga jah, see korter, kus me ära läksime, siis me saime küll sellest lahti, aga jah, see oli üks selline väga ahistav korter, et seal oli nagu see nagu ahistas, see vaim ahistas ja katsus mind, et see oli siuke ebamugav. Ei tahaks tunda seda enam. Ja ei tunne ka, kuna ma tean, et nüüd ma olen nendel saanud kaitset peale panna ja oskan paremini tulla sellega kõikidega toime. Aga sellel ma seda ei saanud aru, aga sellel hetkel ma sain kusjuures sellelt nõialt abi, et alati, kui sa tunned teda, saada minema, ütle, et sa ei kuulu siia, see on minu kodu, mine minema. Ja ma tegin seda ja see iga kord toimis. Aga jah, selline siis episood on. Mina rohkem selle episoodil ei räägi. Kindlasti nüüd järgmisena teen inglise keeles jälle episood teise. See on siuke väike klipikene siis, mis minul alguses peale hakkas olema sellest korterist. Ja edaspidi on veel rääkida lugusid, et ma olen väga tänulik, et sa viitsid mind kuulata. Ja soovin sulle kõike head. Ja jah, see oli minu episood. Ma olen väga tänulik, et te viitsite kuulata lõpuni, kui te kuulasite. Ja palju armastust teile. Aitäh! Adios! Unustasin siia lõppu ka tegelikult mainida, et mul on plaanis teha niimoodi, et iga kord siin podcastis jutustan enda loo ja ma loodan ja ootan ka teie kogemusi
teisepoolsusega ja selliste müstiliste asjadega. Et minu Instagramis, Mysticali podcasti Instagramis leidub link, kus te saate saata mulle läbi meili enda loo, kas siis eestikeelse või ingliskeelse, ise teate. Ja ma loen ise podcastis ette ja reageerin ka samaga. Et jah, olgu, aitäh teile. Adios!